neid nuppe kasutada. Just nii. Kelle peale siis Lauri puudumisel see pall mängitakse, päris ohtlikult tuleb sinna kasti teisest lainest ka veel ja milline tõrje Ott Nõmmelt. Vasaku kohta, aga otsustas ikkagi paremaga sellise natukene ebastandardse löögi teha. Ja tuleb siit veel üks pealöök ja mida siin nõutakse, midagi siin nõutakse, aga tundus, et Nõmm lihtsalt püüdis selle palli ja Kriis. Aloe panustab sööduga Pinate. Rudenkol nüüd on vaba jälle jalge. Nüüd tuleb tsenderdus tagumisse tsooni ja kuidas see pall sealt sisse ei läinud, Eerme sai küll jala vist vastu. Nii-öelda õhtuks seal umbes kella 8 seda vihma, ehk siis pärast seda, kui mäng läbi peaks olema, siis nüüd, aga vaatame seda olukorda, siin on võimalus nüüd ja latis käib pall, Rudenko veel on võimalus. Uuesti Rudenko, lipjab alla, tuleb terav löök, aga läheb nüüd üle ja mööda. Et juhised, mis omakorda oli talle vist pingi pealt edastatud. Siin Harjul päris pikk out ja kuidas see pall nüüd tuule alla võttis ja nüüd on olemas Kristjan Kriis 20. minuti alustuseks. Paneb palli võrku ja Harju läheb, no ütleme teenitult seda mängu juhtima. Ja no teenitult see 1-0 eduseis siin võetakse ja ma ei tea, mitmes võimalus see oli, aga lõpuks kannab see asi vilja ja see on peamine alati, et see surve lõpeks mingisuguse tulemiga ja see tulem peaks olema tavaliselt värav ja selle on praegu Harju laagri kätte saanud ja Pärnu on minu silme läbi ikkagi hetkel raskustes natukene. Ja kuidas see out nüüd sellise tuule seal järsku alla võttis, et see oli Järve ise, kes selle viskas. Pall läks nagu üha kiiremaks kuidagi. No tõesti oli väga kaugele visatud out, et põrkas sinna 11 punktiga paralleelsesse punkti. Ja siin vist fantasy mõttes värava söödu Järve saab kätte, oli siin vist Vaprus enda selline juhuslik puude, mis korra selle palli sinna Kriisile ette jättis, aga ja nüüd on korralik selline esimese poole ja lõpuponnistus pärnakate poolt peale pandud tundub. Lepik tuleb siit madal löök ja Vainula 1-1 lipp jääb alla ja Vaprus saab viigivärava kätte vahetult enne esimese poole lõppu ja Joosep Põder on see, kes selle palli lõpuks väravasse torkab. Pole vaja palju rapsida, on vaja õigel hetkel rapsida ja surve peale saada ja Pärnakat minu sõnade kinnituseks siis selle esimese poole ja lõpusurve lõpetavad selliselt, et tundub, et poole pausile minnakse viigiseisult ja selleks on 1-1. Ja tõesti tükk aega see pall selle Harju Karissalas ja selle ümber otsis võimalust ja lõpuks leidiski tee väravasse. Siin siis täpselt korduse kaudu juhtus, seal on Limberg, hea sööt Pajole jääb Lepik omakorda sealt Limbergi, Vainole tõrjub ja ka tõrjub otse Põdral ette. No Limbergilt päris hea kuul sinna värava suunas. Selline fantasy värava sööt siis Mattias Limbergile. Ja vot see on riietusruumi värav. Ja see on tõesti riietusruumi värav, esimene poolaeg lõppenud. Harju 1, Vaprus 1 ja tahaks küll öelda. See sai küll värav kirjas, vahetusest tulnuna jälle. Aga tundub, et see St. Paulit see hooaeg ei päästa. Ja Kajaril on kollane all ja siit tuleb teine. Meenutus oli vist seal natukese aja tagant, kui see pall vastu seda statiivi lendas, aga siit tuleb jube litter tagant pall lahtine ja 2-1 Vaprusele. Suudetakse see pall lõpuks võrku torgata ja mina siit küll nüüd Limberg vist otse vaadates küll aru ei saanud, mis seal täpsemalt juhtus, igatahes pall lõpuks võrku jõudis ja Vapruse mehed tähistavad ja tulevad kaotusseisust välja ja lähevad hoopis ise juhtima. No oli palju segadust seal kastis ja loodame, et kordus annab arutlust, kes ja kus ja kuidas. Meeste summastele palli läbi Vainula käte sisse laksutas. Jälle Aloe peale mängiti, tuli kaugelt, kes oli Villota ja lõpuks Limberg läbi kuidagi seal kaitseta ja Vainula selle palli võrku suskas. Jäi see pall päris mitu rikošetti oli ja tõesti, kas seal Marko Lipp või isegi kogemata värava söödu kirja saada, igatahes Vaprus siit teise sai, see värav jääb püsima. Vähemalt tundub küll nii, mäng ei ole veel jätkunud, aga midagi, kui seal mingit käega mängu just ei olnud. Suluseisus siin ju Limberg ei olnud. Siin Sillamaa nüüd kastis ja ohtlikult läheb lööti, latti lööb.
latis käib see pall täitsa ootamatult. Teist korda selles mängus Harju poolt siis vahel olnud. Aga 4 minutit on täis ja Martti Pukk vilistab selle kohtumise lõppenuks. Harju 1, Vaprus 2 oli alles kohtumine. Harju tõesti alustas seda mängu ju marulise survega. Nii, meie juures on Pärnu Vapruse mees Tristan Pajo. Tristan, 2-1 võit täna laagrist kaasa. Mis maitsega see võit täna on? No kindlasti jah, et oli niisugune 6 punkti mäng võib öelda. Et väga head võidu kätte saime ja väga magus võidu veel, et tulime kaotusest välja. Mängu algus oli teie poolt vaadates päris ärev. Seal esimese 5 minutiga oleks võinud vaata, et halvemal päeval 0-3 taga olla juba. Ja see mängu algus ka ikkagi, esimene poolaeg oli suhteliselt Harju poolaeg. Kas see oli teil nii-öelda taktikaline valik, et te läksite alguses pigem kaitsvalt peale või lihtsalt Harju ehmatas teid alguses ära? Ei, no ma ütleks, et Harju ongi niisugune tuhhipunt, et tulevad alguses hullu hooga peale, aga siis vajuvad ära mingi hetk ja lõpuks võitsime, nii et tegime hästi midagi. Avapoole lõpus värav ilmselt muutis päris oluliselt seda tunnet ka, mis vahel riietusruumis oli? Jaa, kindlasti, et saime enda tahtmise kätte ja ma arvan, et oligi esimese poole lõpp oli päris, ütleks, meie käes, kui õieti mäletan, et saime värava kätte ja teine poolega juba teadsime paremini, mida teha ja nii läks. No saite suure osa teisest poolest mängida karulises ülekaalus. Kui keeruline või raske oli see nii-öelda vahetus ära teha, et see pidite ise hakkama järsku olema see võistkond, kes nii-öelda seda vastase kaitseblokki hakkab lahti muukima? No ütleme nii, et kui meil on olnud niisuguse mänge, siis meil on alati raske, kui me kuidagi oleme ühega ülekaalus, aga lõpuks saime värava kätte, nii et läks positiivselt. Räägi sinust endast ka, hooaja algus oli sul natukene vigastusega ka probleeme. Kuidas see siis praegu on? Oled sa nii-öelda 100% juures või on natukene veel kuskilt nii-öelda juurde panna? Et sellist statistikat nagu eelmisel aastal veel ei ole sel aastal näinud? No ja hooaja algus oli väga keeruline. Mul oli üks jaama ja tuli teine jaama ja siis kimbutas palju asja. Aga nüüd ma arvan, et olen juba päris hästi käima saanud, et siin meil üks põhiründaja ei taha mulle väravasöötega anda, nii et vaata, äkki hakkab tulevaks, et No räägi, võistkonnal ka tegelikult ju hoog on uuesti sisse saadud, umbes samamoodi nagu sinul endal, et hooaja algus oli natukene keerulisem, nüüd on mitmes võit juba järjest, et lähevad asjad ülespoole, et suvi hakkab tulema, suvepealine meeskond hakkab värkama. Ja algus oli meil keeruline, aga nüüd ma arvan, et iga mänguga läheme aina paremaks ja see tiimi vaim on meil väga hea ja mängupilt läheb ka juba päris heaks ja saime rannastaadionile, mis on väga positiivne meile, et seal Rehepapil ei jaksa enam mängida, et saame normaalsetel väljakutel mängida nüüd. Olgu, aitäh sulle, Tristan. Mees vähemuses mängidega see kerge ei ole, ütleme niimoodi. Räägi, see mängu algus oli teie poolt vaadatuna täiesti vaata, et ideaalne, et täpp jäi i peale panemata, värav jäi täitsa seal algus löömata, aga jubeda sellise andmisega, aga Tristan Pajo, tuhhiga tulite peale alguses? Tulime ja siis tuli punane kaart ja siis ei saanud enam välja sealt, aga oleks pidanud sisse lööma lihtsalt esimesel poolel rohkem võimalusi. Jäi täna siis realiseerimise taha. 2 korda tavalisite latti tegelikult, võimalusi oli veel. Jaa, võib mingil määral öelda küll. Eks nende see esimese poole lõpu ära vandis ka neile nagu initsiatiivi juurde ja see punane kaart lõi meid rivist välja. Räägi, mis see tunne vaheajal oli? Peaaegu viimase puutega Vaprus lõi teile 1-1 viigivärav. Oli see vaheaja tunne selline, et pagan, et nüüd valitsesime esimest poolega ja nüüd löödi viigiväravat. Oli mast maas meestel või? Ei olnud mitte kuidagi. Pigem oligi, saime ise ka aru, et mäng oli meie kontrolli jälle. Pärnu tegelikult ei suutnud nagu tekitada midagi korralikku, ainult olidki standardolukorrad, kus neil olid mingisugused võimalused, aga mäng oli meie kontrolli jälle, tuli see värav, oli nõme, aga me ei hoidnud nagu ennast kinni kuidagi sellega, et oligi, et rahulikult mäng on meie kontrolli jälle, paneme teine pooleks samamoodi. 3 kaotust järjest nüüd pärast seda väga lennukat hooaja algust. On nendest midagi kokkuvõttes nii-öelda positiivselt ka kaasa võtta või kui masti maha see lööb, et tavaliselt sa vaatad 3 punast X järjest? Isiklikult ei vaata absoluutselt tabelit. Pigem on hea teada, et milleks me suutelised oleme ja tuleb lihtsalt see uuesti üles leida, see energia. Kas sinust endast ka natukene mängid justkui teisel positsioonil, kui varasemalt oled rohkem tipurindes olnud, siis sel hooajal natukene allpool, et kuidas ise seda nii-öelda kirjeldaksid oma rolli väljakul? Suhteliselt sükene langev ründaja äkki, ütleks ise selle kohta, et mulle meeldib mängu rohkem ühendada, mulle meeldib rohkem palli saada, et palli puutuda, et seda alt nii-öelda seda palli siis sööduga üles tuua ja ju siis treener on tundnud, et minus nagu seda kvaliteeti on, et seda teha. Ma olen nagu täiesti rahul sellega, et mulle meeldib palliga mängida. Ütlesid ka täna palju jooksid. Mis need tavaliselt sinu kilometraažid on, kui need GPS kokkuvõtted tulevad?
no mingi 11, 12 sinna kätte. Noh, kui keskmiselt sihuke ongi 90 minti, siis see on sihuke üle 10 kindlasti. olgu, aitäh sulle, Kristjan, ja edu! Aitäh sulle, edu teile, ilusat päeva!